tere! Meie analüüs keskendub kahe Eesti ettevõtete AS Kesko Senuga Estonia ja Bauhof Grupp AS finantstulemustele. Rühma liikmed on Viktoria Haak-Kärsna ja Polina Katšalatova. Meie eesmärk oli võrrelda antud ettevõtete majandusaasta aruandeid, et mõista nende finantsseisundit, kasumlikkust ja arengufaasi viimastel aastatel. Viisime läbi analüüsi majandusaasta aruannete põhjal, kasutades finantsanalüüsi klassikalisi meetodeid nagu horisontaal-, vertikaal- ja suhtarvanalüüs. AS Kesko Senuga Estonia ja Bauhof Grupp AS tegutsevad ehitus- ja remonditoodete, kodu- ja ajakaupade kaubanduse valdkonnas ning konkureerivad omavahel peamiselt jaemüügi tasandil. Analüüsitaval perioodil mõjutas ettevõtteid Eesti jaekaubanduse mahu vähenemine ning kõrge inflatsioon, mis vähendas tarbijate ostujõudu. 2024. aastal hakkasid tarbijate harjumused stabiliseerima ning kasvas e-kaubanduse osakaal. Mõlemad ettevõtted pidid kohanema hinnasurve ja nõudluse langusega. Kesko Senuga müügitulu 2024. aastal oli 115,3 miljonit, mis on 4,3% võrra langenud võrreldes 2023. aastaga ning Bauhofi müügitulu oli 113,3 miljonit, mis on samuti langenud 2,9% võrra. Kesko Senuga finantstulemused viitavad küll kasumlikkuse langusele, kuid ettevõte suutis säilitada positiivse omakapitali tootluse, mis on 1,9%, mis näitab, et äritegevus jäi efektiivse isegi keerulises turuolukorras. Likviidsussuhe 3,8 näitab tugevat maksuvõimet ja rahavoo juhtimise võimekust. Ettevõttel ei ole lühiajalisi maksuraskusi. EBIT -0,22% osutab siiski operatiivsele survele, mille põhjuseks on vähenenud müügimaht ja kasvavad tegevuskulud. Bauhofi tulemused olid seevastu selgelt negatiivsed. Omakapitali tootlus, mis on -9,5% ja negatiivne puhas tootlus viitavad kahjumlikule tegevusele. Kuigi Bauhofi varade käive 8,03 on näidiselt kõrge, viitab see pigem varade kiiretele ringlusele väikese kasumarginaali hinnaga. See näitab, et ettevõte ei suuda oma varasid piisava kasumlikkusega rakendada ning sõltub rohkem käibekapitalist ja lühiajalistest kohustustest. Võrdlus näitab selgelt erinevat finantsjuhtimise kvaliteedi. Keskuse Nukai tugev kapitali struktuur ja kõrge likviidsus tagavad ettevõttele suurema finantsstabiilsuse ja väiksema makseriski. Kuigi ettevõtte kasumlikkus vähenes, suudeti seda kompenseerida rahavoogude kontrolliga ja konservatiivse finantseerimispoliitikaga. Bauhof seevastu tegutseb kõrge finantsvõimendusega, mis tähendab, et iga negatiivne muutus tegevustulemustest suurendab kahjumit. Oma kapitali tootluse sügav miinus, mis on -9,5%, näitab, et ettevõtte kapital ei tööta tõhusalt ning olemasolev ärimudel vajab ümberhindamist. Keskus Senukai on suutnud paremini tasakaalustada kasumlikkuse ja riski, mis viitab küpse ettevõtte strateegilisele juhtimisele, samas kui Bauhof peab pöörama tähelepanu likviidsuse taastamisele ja kulude optimiseerimisele. Analüüsi põhjal paikneb, et kas Keskus Senukai küpsuse faasis, kus keskendutakse stabiilsele ja protsesside optimiseerimisele. Bauhof on seevastu hilise küpsuse või varase allakäigu faasis, kus kasumlikkus on vähenenud ning vajalikud on struktuursed muudatused ja investeeringud digitaliseerimisele. Siin toome välja ka meiepoolsed ettepanekud. Keskus Senukai juhtkonnale soovitame keskenduda efektiivsuse suurendamisele ja kasumlikkuse tõstmisele protsesside digitaliseerimise kaudu. Tähelepanu tuleks pöörata ka varude juhtimisele, laekumiste kiirendamisele ja e-kaubanduse arendamisele, mis tagaks parema rahavoogude juhtimise ja kuluefektiivsuse. Ja kokkuvõttes võib öelda, et mõlema ettevõtte tulemusi mõjutas keeruline majanduskeskkond, kuid Keskus Senukai suutis tänu tugevamale kapitalistruktuurile jääda kasumlikuks. Bauhof peab keskenduma struktuursete muutustele ja kulude optimiseerimisele, et taastada kasumlikkus ja konkurentsivõime. Täname tähelepanu eest!